kaotusteks valmis. Kuulbet. Tere tulemast vaatama ja kuulama NBA saadet Kuulbeti 6. viga. Kahtlemata kõige loteriilembelisem NBA saade siin sel mulla kamaral, kõige loteriisõbralikum ja õnnesõbralikum, sellepärast et täna räägime muutusest, mis hakkab raputama NBA-d mitmeteks aastateks, kuni lõpuks otsustatakse, et mind tehti jälle üle võlli mingisugune otsus, et reageerida mingisugusele sündmusele, mis NBA-s on. Ehk siis räägime natuke sellest, et NBA otsustas 29 omaniku sõnaga muuta siis ära selle NBA drafti loteriisüsteemi ja üleüldse kogu selle nagu loogika, mis kahtlemata mõjutab tulevikus asju, aga lisaks räägime ära ka OKC ja Cleveland Cavaliersi lähituleviku ja tänavuse hooaja võtame kokku ja siis üks kuulaja küsimus on meil ka ja see kuulaja küsimus on Nikola Jokicist, aga enne kui me sinna nagu jõuame, siis siin saate salvestuse eel, siis Erki, sina ütlesid, et väga hea, et ikkagi Jokic ja Giannis said oma ühe tiitli kätte ja mina ütlesin, et võib-olla Shea on nüüd ka selles pundis, et hea, et ühe kätte sai, eks ole. Ja nüüd ma hakkasingi nagu mõtlema, et me oleme seda saadet teinud 5 aastat. 5 hooaeg. 5 hooaeg. Ja kui ma ei eksi, siis Warriors on ainukene kord, kus me ei ole rääkinud pärast tiitlivõitu, et no nüüd tuleb ju, ühesõnaga et me oleme igat seda võitet nagu ikkagi korralikult nagu haipinud ja kiitnud, ütlenud, et nüüd siit tuleb küll mingisugune back-to-back või tuleb mingisugune asi ja siis iga aasta on sama asi, et see tiitlivõit langeb teises raundis mingisugusele tiimile ja ei saagi finaali tagasi, et ainukene, kes on käinud 2 korda finaalis sellel 10. on Boston Celtics ja ka nemad on pärast 2024 nüüd ikkagi päris suurte küsimuste, kas nad sinna finaali tagasi enam saavad või mitte. Ja mida me oleme õppinud, ma arvan, või võiksime õppida nüüd kollektiivselt pärast 5 aastat seda saate tegevust on see, et ärme hakka siis pärast nüüd seda Spurs Knicks finaali, isegi kui Spursiga... Kui see nüüd saate eetris on, siis see praegu on finaalid on käivad. Käivad. Et isegi, ma ütlen, et salvestame seda saadet 3. juunil, et isegi kui Knicks Spurs võidab selle seeria, siis ärme hakka siis Spursiga seda sama asja tegema. Muidugi erinevus on selles, et kui võitsid Warriors, korraks kõrvale. Knicks on praeguseks hetkeks 3-1 ees. Okei. Et kui võitsid Oklahoma, Denver, Milwaukee ja Boston, nende kõikide tiimide parim mäng oli 25 pluss vanuses, et ikkagi oma parima seas Wemby on 22 ja Harper on 20 ja Castle on 21. Isegi võrreldes eelmise aasta Oklahoma meeskonnaga, kes oli päris noor, on Spurs veelgi noorem. Nad on nooremad kui Henry Veesaar. Jah. Aga ärme nüüd siia nagu takerduma jää, et alustame siis konverentside finalistide hooaja kokkuvõtmisest ja lähituleviku otsustest ja selleks, et ei kaoks kohe meie saates siin ära esimese 10 minutiga, kui me muidu räägiks Cleveland Cavaliersist võib-olla, siis me võtame Oklahoma esimesena ette, kes on oluliselt põnevama otsuste ootel ja oluliselt põnevam võib-olla tiim, kui seda on Cleveland Cavaliers. Ja Henry, sina tavaliselt alati meil see olnud see hooaja kokkuvõtja rollis, et loe siis mõned otsused kiirelt ette ja siis hakkame analüüsima, et kuidas me seda hooaega kokku võtame ja mis nad peaksid tegema. Nii, võtame siis OKC, jah? Ja. Nii, OKC on ees. Nii, tuletame siis meelde, et 64 võitu, 18 kaotust oli, et väga korralik hooaeg oli. Ja... Põhihooaja parim. Ja, 3. aastat järjest läänes. Jah, et panevad stabiilselt ja nagu teate, draftipikkidega üldiselt on Oklahomal hästi, vist 33. aastani või? Ei, minu meelest ei ole hästi, et neil on liiga palju neid. et hetkeseisuga siis Clippersi kaudu on neil saadud 12. valik, sealt võib ka väitsa ja poisi saada. Ehk siis nad võivad seal mõne tordi või kellegi ära saata ja võtta kellegi asemele. Veesaar. No 12 on võib-olla natuke kõrge, aga neil on Philadelphia pealt on 17. koht, siis on jälle võimalus võtta ja siis 37. koha pealt on võimalik Tallaselt saadud järgmine pikk. AJ Mitchell oli 38. valik. Ja 37, see on siuke koht, et näiteks see Veesaar hakkab lohisema, siis Presti võtab kohe ära. Nii, aga mis neil on siis ees ootamas? Vabad agendid siis erinevate selliste tingimustega, siis team optioniga variandid on siis Tortmail, Hartenstein, siis on Kenrich Williams,
kas Williams sai minuteid üldse? Sai muidugi, ta oli Game 6 ja Game 7 oli väga oluline. Ikka sai, väga oluline. Ja siis on siuksed mehed nagu Brooks Barnheiser, kes on minu jaoks natuke isegi tundmatu mees, aga Brandon Carsonit natuke tean. Aga nemad on siis restricted, ehk siis... two-way mehed. Jah, nemad ei ole nii olulised. Hetkel, ütleme nii, et on hästi, aga eks nad peavad ka ikka nüüd nad peavad juba seda rahalist asja hakkama natukene vaatama. Jah, see oli viimane aasta, kus siis Holmgren mängis 13 miljoni eest ja Williams mängis ka ikkagi käputäie miljonite eest, et nüüd on siis mõlemad mehed nüüd suvel hakkavad saama siis, suvest alates hakkavad saama mõnusat kopsakat raha, 40+ miljonit siis nagu aasta eest ja Oklahoma hakkab sellesse Bostoni tsooni jõudma rahaliselt. Et kui võtta 2 esimese ringi valikut sekka, kes peab ka siis ilmselt raha, eks ju maksma, siis Oklahoma City on 59 milli siis luksusmaksus ja mõlemas sellest apronist üle, ehk siis, et see on juba, kus hakkab päris valusaks see asi minema. Jah, ainukene tiim, kes tänavu oli mõlemast apronist üle, ehk siis mõlemast palgalimiidist ja siis maksavad selle eest päris ränka lõivu siis vahetuste ja draftiga tulevikus on siis Cleveland Cavaliers. Juuni 29-ndaks on neil Hartensteini, Tordi ja Williamsiga aega otsustada ja siis neil on veel 2,9 milline leping AJ Mitchelliga. ja siis kuna ta on Aproni siis meeskond, nüüd nad ei saa seda 6,7 miljonit trade exceptionit kasutada. See on traagika. Ja, aga üks asi, mida peab ikkagi meelde tuletama, natuke tegi nende asja paremaks, et Jalen Williams ei saanud All NBA-sse, sest ta vigane oli, siis see tegi neil, nad on väga halvas seisus praegu, nad ikkagi natuke on paremas seisus. Selge on see, et kui ma hakkan siis pihta mingist otsast, et sellest on räägitud juba mõnda aega, et Oklahoma peab hakkama kulusid kärpima nüüd alates sellest suvest saadik, et see on juba tegelikult circa aasta aega nagu keerelnud juba nagu alalugu ja räägitakse ikkagi eelkõige sellest, et kui ühesõnaga kulusid saab kärpida 3 mängija, nagu kelle just ette tõid, eks ole, eelkõige, et Tort, Hartenstein ja Kenrich Williams. Ma arvan, et Hartenstein on see kindel, kelle nad võtavad, eks ju. Ja juba esimesed sainad liiguvad, et ikkagi, et Hartenstein on tiimi top prioriteet ja Hartenstein jääb igal juhul meeskonda, ta ennast tõestas ka play-offide ajal. Nüüd Tortiga on natuke keerulisem mitmeski mõttes, et Tortiga on esiteks see keeruline, et ta on meeskonna üks nagu staažikam liige tänaseks koos SKA-ga, 6 aastat on Oklahomas, on selle kaitse ja vundamenti üks ehitajaid, aga probleem on selles, et tema terve hooaeg, mitte ainult play-off, vaid põhihooaeg ka, ma olen seda juba mitu korda siin saates öelnud, et ei olnud üheski otsast nagu hea minu arvates ja ta oli play-offides ikkagi nähtamatu suuresti ja nüüd on nagu küsimus, aga nüüd on probleem on selles, et ma saan aru, et kulisside taga räägitakse, et Shea ikkagi väga hindab Torti meeskonnas, et ta on meeskonna nagu liim mingis mõttes, et ta nagu on ka Kanadast pärit nagu Shea ja nad on 6 aastat koos olnud ja ma saan aru, et Shea tahaks väga, et ikkagi Tort mingi võimaluse ka jätkaks ja ainuke võimalus, kuidas on võimalik, et ta jätkab, on siis see, et saadetakse ära siis korraga Aaron Wiggins, Isaiah Joe ja Kenrich Williams, võib-olla Kenrich Williamsega tehakse nii, et öeldakse leping lahti ja võetakse miinimumlepinguga tagasi, on ju, et tal ei ole võib-olla väga suurt turgu lihtsalt NBA-s. Valus on see Joe saatmine nende kolmestele. Ja lisaks siis nüüd räägitakse ka sellest, et Cason Wallace tegelikult väga korraliku seeria tegi, korraliku play-offi. Cason Wallace siis on andnud mõista, et ta tunneb, et ta Oklahomas võib-olla ei saa oma tiibu sirutada nii, nagu ta tahaks, et ta jääb igavesti SKA ja AJ Mitchell'i nagu taha ikkagi ja lisaks tuleb tagant peale Nikola Topic, kes tahab samamoodi palli nagu hoida enda käest natukene. Et Cason Wallace vist on andnud mõista, et kui Torti välja vahetada ja tema nagu algviisikusse ikkagi ei saa järgmisel hooajal, siis tema tahaks ikkagi võib-olla kuskile mujale minna. Siis tekib see, see ei ole muidugi mingi võrdlus, aga tekib see nagu see Browni ära vahetamine. See on iga tšempioniga, iga nagu hea tiimiga on see, et kuule isegi Denver ju pidi tegema nagu neid ohverdusi ja ikka mehed tahavad suuremat rolli kuskil, Bruce Brown tahtis pärast Denveri tiitlivõitu suuremat rolli kuskil teises tiimis ja see on alati niimoodi. Ta tahtis rohkem raha. Ta tahtis rohkem raha ka. Cason Wallace tahab ka, Cason Wallace on sügisel, on tal lepingu pikendus ja seal on päris suur otsustuskoht. Ma loen siis need
rahaasjad ka, et kui tahta pikendada, siis Tort 4 aastat 114 miljonit. Ei saa, ta ei saa seda. Kenrich Williams, need on maksimumid, eks ju. Kenrich Williams 4 aastat 87 miljonit. Ära loe. Ära laiska aega. No põhiline... Ulmesummad on. Hartenstein 179. No, ma arvan, et ainult võrreldes nende 2 eelmise summa. No põhiline on see, et kindlasti nad seda drafti kasutavad. Draftis saab võtta noori häid mehi, kes ei maksa palju. Räägitakse seda, et 17 valik läheb tõenäoliselt vahetusse mingi tulevase valiku vastu, sest neil pole lihtsalt tiimis ruumi. Neil pole nagu ruumi noori juurde võtta. 12 valik tõenäoliselt kasutatakse ära. Räägitakse eelkõige ääremängist, Jaksel Lendeburgist, kes oli siis Michigani ülikooli väga üks liidritest ääre peal niisugune turske ääremängija, kes on päris pikk ja viskab 3 hästi, aga on 24-aastane juba praegu, nii et ei ole nagu kõige noorem mängija. Et räägitakse, et see on nagu üks mees, keda nagu Oklahoma sihib ja loodetakse, et Hartenstein jäetakse alles, et see tänavu vigastatud olnud rookie Thomas Sorber siis õpiks väga kiiresti Hartensteini käe all, kuidas siis olla nagu esitsenter tulevikus. Aga me ei saa üle ümber sellest Chet Holmgren teemast, et mees, kes kadus ära totaalselt lääne finaalis tegelikult just ründe poolel mitmeks mänguks. Temaga on all-innis juba rahaliselt. Temaga on oleks all-innis ja nüüd ma näen väga palju igasuguseid Photoshoppe, ma näen uudised, et kurat, et kas see Jet on ikkagi, kuna on vägagi tõenäoline, et Oklahoma ja Spurs veel kohtuvad veel play-offides mõned korrad ja kui nüüd Holmgren ei suuda nagu suvel oma vaimsetele muredele mingit lahendust leida ja ei oska nagu minna paremaks mängijana, siis nagu kas Holmgren on see õige mees olemaks see Big Free nagu üks alustaladest või on ikkagi mõistlik juba praegu, kus veel Holmgreni väärtus ei ole veel nii madal, nagu arvatakse mõnel pool, et võib-olla on võimalik ta kas siis nagu teha nagu suur risk kas Jannisega või mõne teise eesmängiga ja tuua Vembi vastu mingisugune pikk mees, kes ei karda Vembit. Mingi loom. Aina rohkem nagu on meedia täitunud selle Jannise variandiga. Sellepärast, et seal on asjad, millele Paks kirjutaks alla ja Holmgren ja Wallace näiteks on. Ja Jannis läheks kohta, kus ta tahaks minna, sellepärast, et tal tekiks hetkega tiitlilootus. Aga millest räägitakse, et Jannis tahab itta jääda? Ja, aga Jannisele kleebitakse igast särke aga selga. Aga see, et Jannis ei otsusta seal mitte muffigi. Nüüd otsustab Paks juba. Kui ta on ise öelnud, ta tahab sealt ära minna ja kõige parema pakkumise teeb OKC, siis nii on. Kui räägitakse Jannis, kui me korras Miamist ei ole midagi võtta, mitte midagi. Ühtest on. Jaa, aga kurat, selle pealt sa ei ehita midagi. Holmgreni pealt hakkad ehitama. Idas eriti. Mina arvan, et Turner, Holmgren, kuradi duo, ei tiina. Lihtsalt Presti ja see Clay Bennett, ma kardan, et nagu nad võtavad konservatiivsema suuna ja nad nagu seda riski ei võta, sest lihtsalt ajalugu pole kuigi armuline 30+ meeste suhtes, kellel on pikk vigastust ajalugu juba tänaseks olemas, et miks ma nagu, muidugi ma olen nõus, et Jannis kustutaks päris mitu muret ära, mis Oklahomal Spursiga on, eelkõige just füüsilisuse osas nagu lauas, et oleks kõige peale Hartensteini ja Jalen Williamsi, kes seal raiuks vigu teha ja muid asju. Ja kõige rajum on, et rahaliselt klapiks. Ja teine asi on see, et Jannis, ma ei tea, räägitakse hästi veel Oklahomast, nagu igal sotsmeeles, et oi, et nagu kohtunike lemmiktiim ja nagu kohtunikud hoiavad neid. Kurat, ma tahaks, et see oleks nii, ma tahaks päriselt, et see oleks niimoodi, nagu, sest iga aasta, nagu 3 aastat jutti on see meeskond nagu nii play-offides kui põhihooajal on nad viimaste seas, kes saavad vabakaid, nagu selle mõttes seal ongi, miks nad saavad seda tähelepanu on see, et meeskonna parim mängija Shea Gilgeous-Alexander on selles elemendis väga hea, aga kedagi teist tegelikult seal tiimis ei ole, kes saaks vabakaid keskmiselt üle 4. Et selles mõttes, et nagu Jannis lahendaks selle mure ära, et meil on vähemalt keegi veel, kes nagu suudaks seda mängu nagu aeglustada ja saada joonele. Ja ka ajaliselt aeglustada, sest Jannisest aeglasemini ei viska keegi vaba viska. Ja lisaks nende kaitsest nagu rügab töötaja, mis on Oklahomas A ja O, et kui sa seda ei oska, siis ära loodagi platsile saada. Aga ma lihtsalt arvan, et lihtsalt nii lihtne on nagu öelda, et nagu tuleme järgmine aasta tagasi, meil on terve Mitchell, meil on terve Williams, proovime uuesti,
Holmgren teeb suvel enda vaimu ja mõtetega tööd. Käib ka munkade juures. Käib, võib-olla käib kuskil nunnade juures on ju Aga kas see vahetus siis oleks Antetokounmpo ja vastu saaks selle Holmgren, Wallace, võib-olla mingi Pikid ja Topic näiteks. Ei, ma ütlengi, et mitu Antetokounmpot nad siis võtaks, et Topic ei anna nad Iratsi, see on liiga hea hinnaga. Paks nõuab, ma arvan lihtsalt. Ja aga mida nad nõuavad, nad ei tea. Ma kardan, Paks nõuab pikke. No pikke ka ja muidugi see nagu nii, aga nagu ma arvan, et nad tahavad nagu võimalikult palju head noort talenti saada lisaks Holmgrenile. Et okei, tuleb ka Aaron Wiggins kaasa, tuleb ka võib-olla Kenrich Williams kaasa või nagu Isaiah Joe tuleb kaasa, et eks nad üritavad seal klapitada. Aga minu jaoks ongi suurim nagu küsimus see, et okei, kui sa nagu Holmgreniga otsustad, et anname võimaluse veel, et ta oli ikkagi eelmisel aastal tiitlitiimi väga oluline vundament lüli seal kaitse poolel ja ründes oli ka parem kui tänavu, et anname Holmgrenile veel paar võimalust, et ärme nagu mees on 24 aastane, et tegelikult ei ole üldse oma parimas eas ja parimas mängija karjääri faasis. Aga nüüd ongi küsimus, et okei, sa jätad selle nagu suures pildis jätad kõik samaks. Kas see siis areng peakski tulema eelkõige nagu selle mingi drafti valiku Landenburgi ja Topici kaudu, sest ega seda kuskilt mujalt väga ei paista, AJ Mitchell võib-olla läheb ka veel paremaks natukene törts, aga enamik mehi on seal parimas mängijas, Wallace ei saa, Wallace'il on õigus, Wallace ei saa Oklahomas oma täit potentsiaali realiseerida tegelikult. Aga see potentsiaali jutt ju vahepeal oli see, et pigem Mitchell on vaata siukene vend, kes võib mõnes klubis olla number 1. Aga Mitchell on nii hea leping, nad ei saa Mitchellit ära, Mitchell on 3 miljonit aastas. Nad peaks rumalad olema, kui nad seda liigutama hakkaks. Neil on vaja seda lepingut. Ühesõnaga, neil on Wemby probleeme, nad peavad seda lahendama. Ja Holmgren ei ole siiani see lahendus olnud. Kuigi, okei, seal võib-olla minu arust nagu Ameerika meedia muidugi kõvasti nüüd tampis Holmgreni ja minu arust natukene ebaõiglases, sellepärast et kaitses ta, rünnakul ei tulnud, aga ma kardan, et ta raiskas ennast kaitses seal nii palju, sest et ma ei mäleta, et Wemby oleks terve hooaja jooksul niimoodi koppa saanud, nagu ta sai seal kohati, et ja ma mõtlen, Holmgreni see tamp oli osaliselt tingitud sellest Williamsi ja Mitchelli puudumisest, et kui nad oleksid olemas, keegi oleks oodanud Holmgrenilt nagu mingi 17 punkti mängust või 18 punkti mängust, Williams ja Mitchell oleks ise tekitanud Holmgrenile võimalusi ja ruumi juurde. Praegu Holmgrenil ei olnud isegi ruumi, sest nagu kogu vastadel oli see, et okei, nagu nüüd on need 2 tüüpi väljas, nüüd on see, et okei, paneme Shea peale parima kaitsja ja võtame kõiki mehi nagu päris lähedalt ja kuule, et Holmgren ei ole see meest. Räägi ära. Sinna ma tahtsingi jõuda, et seda Giannisele kleebitakse igasuguseid särke, kõiki särke, kes on nagu tugevamad tiimid, aga reaalsus on see, et nad jõudsid see aasta läänefinaali, eelmise aasta tšempionid, Ravi Williams terveks, Chet Kosub, see teine Williams, see pikem, Jailin, see areneb ka veel, et asi ei ole üldse mitte hullu. Kui Mitchell ja Williams on terved, see on hoopis teine tiim. Siis ei ole vaja tõmmelda tegelikult. Lihtsalt see rahalise... Isegi vist Otto ütles, et see 6. mäng nad tõid selle Williams, et see oli mõttetu, et ta oli nii kehvas seisus, et nad läksid mingi rämeda riski peale, et miks seda vaja. Ainuke enam, kui seda mängu korraks mängida kaasa, et mis see Jannisega siis nagu tiim välja näeks või mis see nagu kasu, ma kasupäev loetlesin ette, et ta tooks Shea kõrvale päriselt teise väga kõva liidri ja kui Williams saaks 3. viiul, see oleks päris ohtlik vastastele, aga mis tähendab seda on see, et Jailin Williams peab siis tulema algtsentriks, et muud moodi sa ei saa mängida, sul tekib kohe spacing mured Hartensteini Jannisega, et sa pead panema selle Jailin Williamsi algviisikusse põhitsentriks, Jannis on 4 peal. Liiga palju kabetamist. Ja Hartenstein tuleb siis pingid ära, annab 20. Siis juba see mäng muutub, nende OKC ei saa mängi enam seda OKC mängu, mis praegu. Ühe asja ütlen juurde, et see Jeti tampimine, et vaata Williamsit ei ole, siis automaatselt umbes nii, Jet, pane nüüd kõvasti punkte, kelle vastu, sul on fucking Wembanyama, defensive player of the year on vastas, see on kõige haigem kaitsemängi üldse, et sealt ei tule sul 20 mängust, ei tule. Jah, aga võtame hooaja kokku ka, siis läheme teise tiimi juurde, et mina ütleksin, et hooaeg, ma ütlen nagu Shea, selles mõttes ma kasutan Shea sõnu, et failure, sellepärast, et iga aasta, kus sul on nagu võimalus tiitel võita ja sa ei tee seda, on nagu failure, et ma seda nagu Shea mentaliteeti austan, et nagu kui sa ei saa nagu tiitlit ja sul on see võimalus olemas, ka Alex Caruso ütles, et teda kipitama see, et ta teab,
et Spurs oli võidetav, ta teab seda, et Spurs oli võidetav, muidugi. Lihtsalt nad ei olnud lõpuks mehi. Game 1 Wemby hull mäng. Kui seda oleks olnud, võib-olla ma räägiksin 4-1 seeriast tegelikult on ju. Sest Oklahoma oli ju pärast 5. mängu 3-2 sees, Game 1 tagurpidi keerata 4-1. Ja see, kas me natuke saame sellest rääkida, et see Williamsi injury management oli nagu valesti üldse? Ma ei tea, vaata see hamstring või mis see reis on nagu seda mõttes selle käe nad said korda või? Nad said käe korda, jah. Käe said korda, aga lihtsalt nagu see nagu lihase vigastus on nagu hästi keeruline, eriti reis, mida sul on väga palju kaja, et nagu see pidevalt võib minna uuesti ja uuesti. Ja siin läks teistel vendadel ka ju, kellel hamstring oli. Et sellega ma ei tea, et ma ütleks, aga pigem on see, et mida üks kommentaator selle NBA grupis tõi välja, et umbes, et Oklahoma on liiga konservatiivne ettevaatlik, et ei tee nagu riske, mida on paljud dünastiad ja suured tiimid teinud pärast esimese tiitli võitmist. Ma saan aru sellest argumendist, ma ei ole sellega nagu päriselt nõus, et näiteks Spurs võttis natuke riske pärast 99 tiitlit, järgmine tiitel tuli 2003 ja siis tuli 2005, tuli 2007. Võib-olla on Oklahoma midagi sarnast ees ootamas, võib-olla mitte. Toona ei olnud Spursil väga muid käike, sest et Avery Johnson oli juba väga vana, Elliot oli vana, Eali algviisiklas oli ka juba varem võitnud ja vana, nii et see oli sundkäik. OKC-l ei ole sellist survet, et nad peaksid midagi sellist ette võtma. Just, ja lisaks ma arvan, nad tahavad näha päriselt, mis on peidus Stoppitšis, mis on peidus selles Sorberis, kes see aasta jättes vahele on ju, et kas temast on Hartensteini mantlipärijad või mitte. Nad tahavad näha, kas AJ Mitchell suudab teha veel sammu, sest tegelikult olgem ausalt Lakersi vastu, nagu AJ Mitchell veel nagu staar. Tegelikult ta oli nagu staar. Seal võttis Shea ju eraldi ta kõrvale ja meedia ees luges ette, et see vend on real deal. Ja ma arvan, et kui tema see 3-viline leping läbi lõpeb, siis tal on oma 1-0 juurde. Tal on 1-0 juurde ja oma klubi on ka ees ootamas kuskil, ma arvan. Et Detroit Pistons, nagu Reggie Jackson omal ajal. Või Harden omal ajal. Või Harden. Legler vist juba eelmine hooaeg ütles, et Mitchellile anna tiim. Aga jah, et ärme siis nii karmid ole, et F, paneme siis nagu, ma ütleksin, nagu põhiturniiri võitjad ikkagi. 4-, sest selles mõttes nagu ootus on tiitel, et selles mõttes sa ei saa anda mingi 5 või mingi sükust, et 4-, 3+, ma ütleksin ja lähme edasi. Ja ühelgi tiimil ei ole kolmandat back-upi, sul on vaata Williams, sul on Mitchell on back-up olemas väga hea, kolmandat ei ole kellelgi. Ei ma ütlen ka, et võtke, me tegelikult nägime seda, kui Wemby'l ei olnud Foxi ja Harper oli ka korraks oli katki seal. Et kui seda Harperit ja Foxi ei olnud, tegelikult olid nad päris suures jamas, olid selle Castle'iga nagu kahekesi, ikkagi nagu päris raske oli seal Castle'iga kahekesi seal manageerida, et tervis on üks osa play-offidest ja asjadest ja nii on, aga ma viskaks nagu paar kivi veel kapsaaeda siiski, I'm sorry, OKC fännid, aga te saite hooaja sees kogu aeg Spursi käest tappa. Ja siis tihtipeale ei olnud seda terviseprobleemi. Williams oli kogu aeg probleem. Williams oli kogu aeg, aga sellega ei saanudki terve hooaeg nagu arvestada, see oli pekkis. Mitchelliga sõitsid seal. On näidanud ka eelmine play-off, et ega ta suurem asi terve püsija ei ole, siis kui on vaja teda. Aga te saite hooaja jooksul ka nagu korduvalt Spursi käest ja Spurs tundis mõnu ja uhkus selle üle ka, olgem ausad. Tuleks selle treenerite pool oleks pidanud tegema tugevalt tegelema selle probleemiga, sest et ei olnud väga palju küsimusi, kellega tuleb mängida konverentsi finaali. Mitte management pool või? Ka management pool, jah. Et tegelikult oli teil terve hooaeg aega see probleem ära lahendada enda jaoks. Ja kellega? Kellega? Ma ei tea, siin ongi. Nemad ka ei teadnud. Ei, samas on jälle see, et see kuradi Janise jutt on kogu aeg laual olnud ja millegi pärast on OKC kogu aeg nagu nii olnud, on. Et vahepeal oli siin Paksis nii terav, et oleks võinud minna ja sinna Holmgreniga paugu ära panna, nagu eelmine aasta tehti Luka ja Davisega, eks ole. Vähe teine. Janise kaliiber on vähemalt sama, mis Davisel. Naljadelt. Ja tegu on ikkagi NBA meistriga, valitseva meistriga. Et tegelikult natukene latist allapooleks, et te teadsite, mis teid ees ootab, teile näidati 5 korda see ette, mis teil juhtuma hakkab seal. Aga seal on vaata see, kus teed see paugu ära, mis siis tiimi keemias saab, vaata. Ja, aga tulemus oli sinnamaani nagu 4-1. Ja, aga selle hetkel olid nad ikkagi valitsevad meistrid. Ja, aga
sa võid kuradi meister olla, kui sa kogu aeg tappa saad sama tiimi käest. Et sa kõiki teisi võidad, peale Detroit Pistonsi. Ja kurat, sa saad selle ühe käest kogu aeg tappa nagu, et 70% hooaja kaotustest. jah, et ajab nagu päris nagu, mind ajaks küll nagu küsima, et wait a second, see on see tiim, kes tuleb meile konverentsi finaalis vastu ja kuidas me seda probleemi lahendame, eks, sellepärast, et nad ju vaatavad ka sellele samale rahasummale silma. Me ei saa tõenäoliselt järgmine aasta sellist meeskonda hoida ja see on nagu, nüüd on nagu vaja midagi, me hakkame midagi siin toimetama, eks ole. Aga miks me ei ole midagi teinud? Nad ei teinud mitte midagi, nagu nothing. Ja tulemus oli see, et mehed läksid veel rohkem katki seal ja veel rohkem pekkis oli see, või veel lootusetum oli tegelikult see seis minnes sinna vastu, et see 7 mänguni läks, oli tegelikult kerge SKA ja kõikide teiste imetegu. Ma ise pakun, et nad vaatasid küll, see on probleem, aga kõige suurem probleem on Wemby, aga seda ei saagi lahendada. Ei, no see saab lahendada. Ma arvan, et nagu lihtne on ennast ju rääkida sisse tegelikult sellesse mõttemängu, et me kurat, nagu me saame aru, et põhihoaeg on üks, aga play-off on teine asi. Play-offis on natukene asjad teist. Nad kaotasid ka selles karikavärgis, No jah, aga see on ikkagi põhihooaeg. Aga see on ikkagi nagu it matters. No, ma nõus, et matters, aga nagu ma arvan, et nagu lootsid, et kui meil on ikkagi see full squad olemas ja play-offides ka Russo ärkab üles ja hakkab mängima päriselt, et siis nad arvasid, et see Williams on ka olemas. Ja nad arvasid, et Williams on olemas ja Mitchell on olemas ja siis, aga ma arvan, et see ongi nüüd me saamegi näha, kas nad võtavad mingi julgema riski või mitte, et praegu ma arvan päriselt lootsid ja uskusid, et kurat, see Jet nagu äkki play-offis ikkagi nagu ei ole nagu nii mökku, nagu ta seekord nagu oli nagu lõpuks, et eksisid ja ka suurimad eksivad. Aga Jet oli ainult selles seeres, ülejäänud play-off. Aga Lakersi vastu ründas väga hea tegelikult ei olnud. Kaitses oli küll, aga saame näha, keda nad draftist võtavad esiteks, see juba näitab omajagu, saame näha, kas nad teevad mingisuguse suurema vahetuse tegelikult selle Aaron Wigginsi ja teiste Lou Dorti lepingutega või mitte, või Cason Wallace'it ära kasutades, mis iganes. Mina ei vahetaks Cason Wallace'it ära, mina arvan, ta tegi väga hea play-offi. Aga see lihtsalt panebki asjad, kui me näeme kahte asja, nad pikendavad selle Hartensteini, sõltub ka, mis rahad seal on ja seal põhimõtteliselt, et Dort ja Hartenstein saaks jääda. Mõlemad ei saa. Ei, nad peavad siis, kas siis mõlemad vastutulelikud olema? Saavad küll. Nad peavad ohverdama. Nad saavad jääda siis, kui omanik on nõus maksma. Ja omanik ütles, et ta on nõus maksma. Jah, täpselt. Sama asi, mis mind häirib nagu Denveri alati juttude puhul, et Denver peab ära andma. Ei pea. Tegelikult Denver võib kõik need mängid alles jätta, lihtsalt nad peavad maksma seda luksusmaksu ja krõbedat trahvi ja neil on natuke vähem mänguruumi selle vaba agentidega natukene. Aga muidu siis, kui nagu rääkida, siis et nagu konservatiivselt, et nad tahaks saada, nad saavad sest teisest apronist tahaks alla saada, eks ju. No kui oleks võimalik, siis muidugi, jah. Aga selle mõttes, kui ei ole võimalik, siis sa maksad, tegelikult, kui sa tahad edu, siis sa maksad, see on, mind alati häirib just Denveri omanike puhul, et nad peavad kellega, ei pea, tegelikult teil on London Arsenal, kellel on roppu moodi raha, teil on veel Broncos, Colorado Avalanche, NHL-is nagu kurat, teil on raha, te suplete rahast, te ei pea nagu kedagi ohverdama, lihtsalt makske ja tehke investeeringu. Need on mõlemad on nendes NHL-is ja NFL-is, nad on play-off, regulaarselt play-off tiimid. Mulle tundub, et Hartenstein siuke discounti mees ei ole, et ma mäletan juba seal. Ei ta ei ole, selles mõttes, et ta on ikkagi... Ta nagu Nixis, vaata ju, seal oli sama teema ju. Nixis oli teine natukene. Nixil ei olnud võimalik, see oli keelatud nagu. See on mingi loll NBA reegel tegelikult. Ja, aga kusjuures paljud räägivadki, et tänu sellele Knicksi lollile seisule Hartensteiniga tundis Knicks, et me peame võtma riski, et me ei saa minna play-offidesse, kus meil on suured mehed, on Mitchell Robinson ja Julius Randle. Me ei saa minna nagu niisuguse, siis nad võtsid, et all in Downsiga ja nüüd me oleme siin. Aga lähme Cleveland Cavaliersi juurde ka ikkagi, meil on veel paar teemat võtta läbi. Oota, ma küsin ühe küsimuse lõpetuseks. Kas sa näed, et lähima 3 aasta jooksul OKC ikkagi võidab veel tiitli? Fännina? Jah. Isegi ei pea fänn olema, selleks ei pea isegi fänn olema. Ma arvan, et ei pea isegi fänn olema. Kui nad ei võidaks, ma arvan, et see oleks väike pettumus või suur pettumus mõne jaoks kindlasti. Aga midagi pole NBAs garanteeritud. Iga aasta tiitli võite vahetub, meil on terve 10 olnud isegi tänaseks
mis ta nüüd on, 8 aasta järjest, kus ta uus tiitlivõitja ja kusjuures on ka iga aasta on ka läänest uus tiim finaalis, et idast on Boston mõnikord tulnud või Miamiga tulnud ka, aga NBA-s pole mitte midagi garanteeritud. Ma lihtsalt tuletan seda meelde, et kohe ütlen, kas see oli järgmise 7 hooaega on 10 esimest valikut ja siis edasi veel on ka 12 teise ringi valikud, ehk siis neil on võimalus, nad panevad draftiga mööda, järgmine aasta saab jälle pihta. Mõtle, mis kapital see on, sa võid ükskõik mis teha. Mida ei tule, enam uuesti tiitel võib tulla, aga mida ei tule, on see, et ma kardan, et see aasta oli viimane aasta, kus SKA sai MVP, aga 2 tuleb olla rahul. Midagi muud ei öelda, et 2 tuleb olla väga rahul. 10 aasta vältel viimane kord, kui keegi teine sai nuusutada kaitsemängija tiitlit. No jah, oleneb ka sellest, kuidas Vembi terve püsib, ega seal, kuigi nüüd liigutati seda nõela ka. 65 mängu. 60, jah. Nii, Cavaliers, võta siis Henry meil nüüd ka see, et Henril on juba mingi prep tehtud natuke. Siit ma võin selle öelda, et 52 võitu, 30 kaotust, nii hästi ei lennatud see hooaeg, kui eelmine hooaeg, või siin oli, kui ma midagi panen. See konverentsi finaali ju. Ei, konverentsi finaali küll, aga vaata see 15 võitu. Põhihooaeg. Jah, põhihooaeg, jah. Et, aga neil siis draft pickidega, see on imelik vaadata, kui oled tulnud Oklahoma peal. Neil on siis 29 valik San Antonio kaudu ja nemad on siis üks, kes võib ka Veesaare võtta, ma ei tea, kas ta peaks, aga vabad agendid, kuidas neil siin hakkab pihta, siis Keon Ellis, James Harden, Thomas Bryant. Harden on player option. Player option, jah. Thomas Bryant on unrestricted, Larry Nance Jr. unrestricted, Craig Porter Jr. team option, Dean Wade unrestricted ja Oliver Sarr restricted. Ja siis nagu, et võin ka ära öelda, et Hardeni ja Schröderi toomisega siis, et oli siis nagu plaan, et nad lapivad oma need augud ära, eks ju, ja aga kas seda nüüd tehti, selle üle me saamegi siin juurelda, aga mis neil põhihäda on, nad on Mobley'le nii jõhkralt ja seal vennad on kõik kinni maksnud. Cavaliersi payroll on praegu 281 miljonit. Kõige suurem terves NBA-s. Et jah. Palju õnne Dan Gilbertile, kes maksab oma tiimi eest, see omanik ma tunnustan, sest tema maksab ikkagi. Ja siis Cleveland... Kommunist vist. Cleveland... Kostu tiim sa pead peale maksma. Kõik ei pea, kurat, Kalev Cramad ja Max Moritz või kärbid. Vähe erinevad. Nad on ainukene meeskond, kes selle hooaja lõpetasid üle second apronit, et nad nüüd siis peavad edasi ruttu vaatama, et nad on lihtsalt... Neile üks träti valik külmutati ka selle pärast. 2033 siis jah, see on siis kaugemalt ees, aga jah, et... Okei, põhiline küsimus võtame kohe ette. Sel suvel on siis Donovan Mitchellil võimalik küsida lepingu pikendus 4 aastaks, mis maksab üle 300 miljonit, toob talle sisse 34 aastat 75 miljonit, et kas Cavaliers peaks seda andma? Jah. Ei. Jaa, see on ikkagi cornerstone praegu seal kogu sellel mängu pildi. Jaa, aga see mees on terve oma karjääri tõestanud, et tema ei saa võita. Ei, kuule, mehi on päris palju, kelle kohta sa saad niimoodi öelda. Aga siis sa pead tooma mingi Tysoni-suguse teise tagamängija. Schröder toodi, aga Schröder on juba vana, ta ei anna enam seda kaitset. Ehk siis sa pead sinna kõrvale saama mingi tõsise kaitseluku. Mina arvan ka, Ardoga, et nagu sa maksad ikka selle ära, sa tead, et see leping on hapu natukene võib-olla seal pärast. Ei, esimesed aastad ei ole. Esimesed aastad ei ole. Selles mõttes, et me räägime sellest, et omanik maksab peale, aga me ei räägi sellest teise ringi rahast, nagu, mille sa tiimiga teenid. Mitchell'i särke nüüd küll väga palju ei osta. On küll. Clevelandis on päris palju. Tead, nad saavad agooniat pikendada ju. Kui nad teevad näiteks 2027 off-season, siis saab pakkuda 352 miljonit. Minu arust on neil palju olulisemad küsimusi kui Mitchell'i lepingu pikendamine nagu. On ikkagi see Mobley Mobley on paigas. Mobley on paigas, aga ma võin ette lugeda. Ka Harden on paigas. Ma võin ette lugeda. Ellis, see ei ole suur summa, aga ikkagi neil on kõik suur summa praegu. Ellis on 3 aastat 52 milli maksimum. Need on ulme. Las ta jääb. Lihtsalt küsimus on selles, minu jaoks on see, et 5,2. Nii nagu eelmisel tiimil, millest me rääkisime, on üks torn, on ka sellel tiimil üks torn ja see võimalus.
kas seda kasutada või mitte siis, sest me tegelikult, kui see tuli lauale, see Bucksi teema, siis oli see üks esimesi tiime, keda me ütlesime, oli Cavs ja Mobley ja Tuld nagu. Aga no, mis on juhtunud pärast play-offi, natuke loeme ette ka ikkagi, et Atkinson jätkab treenerina, Hardenit tahetakse tiimis hoida, et Harden tuligi tiimi selle pärast, et talle anti nagu mõista erinevalt Daryl Morrist, et me ikkagi kindlasti pikendame sind ja anname sulle nagu parema nagu lepingu ja me ei valeta nagu Daryl Morri. Me siin ikkagi peame sõna. Ja siis ja nüüd ongi küsimus see, et ja mis on tulnud välja, Kobe Altman, Cavaliersi manager, on öelnud, et Evan Mobley jääb. Evan Mobley on tiimi tulevik, Evan Mobley on tiimi sild, kui Harden lõpetab oma karjääri või siis Donovan Mitchell juba enam ei jaksa meid kanda, et Evan Mobley peab olema see mees. Neil on Mobleyga nagu Holmgreniga tegelikult sama teema. Nad on rohkem seotud. Jah, aga pigem nagu on küsimus selles, et kas nüüd pärast konverentsi finaali, mis oli Cavaliersi jaoks ikkagi frantsiisi teine konverentsi finaal, kus pole LeBron Jamesit. Ühe korra nad said Mark Price'i ja Brad Toffertiga 93-92. Just, aga see oli nagu üks ainukesi korda ilma LeBronita, kus saadi nii kaugele, et nagu kas nüüd teeksid ühe riski ikkagi veel, et Jared Allen ikkagi välja vahetada mingisuguse ääre vastu või tagamängija vastu, et Evan Mobley saaks olla täiskohaga tsenter ja lähme edasi. Teine küsimus on endiselt on LA-s üks veteran, kes on tõenäoliselt oma vanale tiimile tegema nõus väga suure discoundi, et sinna äärele appi tulla. Et see annaks tegelikult mõistust ja asja sinna samamoodi juurde. Ja ka mõistust ongi puudu seal põhimõtteliselt. Ei ole. Ma ei tea, kas treeneri pingil võib-olla küll. Jaa, aga mängijate päris mängib coach, no. Et kuna sealt on kuulda ikkagi, et Pelinka ei LA-sse pöördudes, sest Pelinkal on kõrini sellest Rich Paulist ja kõigest sellest ja ta ei taha neid mehi seal enam näha ja ta ei näe ka Lebronis väärtust, tal on vaja mantel üle anda, sellepärast et Luka on lihtsalt piisavalt vana juba selle jaoks, et mitte seal seda vanurit seal nüüd Brežnevi medalitele panna ja sellepärast on tõenäoliselt esimene valik tema jaoks Cavaliers. Aga seda ma ütlen küll, et pagana raskeks nagu fännide silmis, vaata, kes on kõige toksilisemad, vaata, social media, see, et LeBron seal ühe seeria nüüd ära tassis ja nüüd tal siis niimoodi minna lasta, praegu väga pagana raske. Ei tea. Need Lebroni särke on ennegi põletatud, nii et see võib-olla ei ole kõige tähtsam seal hetkel. Kui Hardeniga jätkata, mis on kõige eelduste kohaselt jätkatakse, siis tiimi lagi, olgem nüüd ausad ka natukene, see tiimi lagi tõenäoliselt kõige eelduste järgi ilma Lebronita ongi konverentsi finaal, et ma ei näe mingit võimalust, et nad saaksid sellest konverentsi finaalist kõrgemale Hardeni ja Mitchelli juhitud. No see aasta ei väga kaugele see finaali jõudmine. Me räägiks teist juttu, kui see esimene mäng oleks teisi pidi läinud. Ei räägiks, ma arvan, väga teistsugust juttu. Sel aastal räägiks, lihtsalt järgmine aasta on neid, Detroit on küsija, Boston tuleb tagasi, seal on jälle see, seal on mitmeid. Ja Orlando kindlasti teeb suvel mingid movid. Et seal on no Indiana tuleb tagasi. Ärge unustage, Washington Wizards. Washington, Indiana, Boston, no need on ju Charlotte. Ja teine on see, et sa lahendad ära mingi idaprobleemi, eks. Ja siis sa hakkad mõtlema selle peale, oh shit, me peame mingi Eiffeli torniga finaali minema siis. Et ainuke, kes saab suhteliselt rahulikult tänasel päeval vaadata, võib-olla on isegi nii rumal, kui see kõla on Dallas Mavericks, kellel on Lively tagasi tulemas ja kes oleks ainukene oma kätte Sa ikka loodad. Ei, noh, kuula, selles mõttes, et ta on nagu gabariitidelt ja kaitselt piisavalt. Lively on upgrade'itud Robinson, Mitchell Robinson. Mitchell Robinson on väga hea mängija. Jaa, mõlemad. Kes ei oska visata lihtsalt. No, Lively oskab. Aga kui me räägime kaitse poole pealt, ma lihtsalt ütlen, et terves liigas on see probleem mingi hetk, on ju. Ja ka Cavaliers peab sinna otsa vaatama ja see Mobley ei ole paraku ka seal vastusna. Kusjuures see võiks olla üks vastuseid, kui sa vaatad gabariite. Üks asi on see, et ma arvan, et kui Knicks, kes praegu mängib Spursiga seda seeriab, kui me seda saadet teeme,
kui nüüd Anunoby näitab mingisugust paremat minekut Wemby vastu kui isegi Hartenstein, siis võib-olla enam NBA tiimid ei hakka otsima niivõrd isegi neid tsentreid, vaid just suhseid nagu jõulisi rassi liikuvaid, kes jaksavad jalgadest. Just, et võib-olla nagu hakatakse tsentrite juures, et kuulege, et meil on vaja küll neid mehi, aga pigem me otsin nagu neid ääri rohkem. Suure ülakehaga mehi, kes suudaks teda kehaga ära suruda. Yeah. Kuradi kahju, et see Porzingis katkiseks meheks on. Praegu oleks väga hea tead. Üks vaherepliik. Porzingis ei ole piisavalt liikuvalt kunagi. Ilmselt kui Ardo mängiks fantasy't, siis Lively oleks esimene valik. Okei, aga no selles mõttes kui ta terve on, jumala hea mees, ma ei saa aru, mis teil viga on? Ei midagi. Ma lihtsalt ei usu enam temast vigastuste tõttu. Jaa, aga ta pole aastatse mänginud, sa ei teagi, mis ta teeb. No see võib-olla selles on ka sa pole trennis käinud. Jaa, aga seal ei ole enam Lukat, kes talle riputab, sa unustad sellega ära. Ei, selle anname küll talle, et Lively oli suur põhjus, miks nad finaalis käisid. Nii, aga mis on see üks asi, mida siis Cavaliers peaks tegema, et neil tekiks šanss lisaks, ärme Lebronist räägi, see on omaette teema, mis on see üks asi, mida nad võiksid teha või saaksid teha, et nad saaksid mõelda päriselt finaali peale ka. Mina arvan, et Jared Alleni vahetamine välja mingisuguse kvaliteetse ääre vastu on tõenäoliselt parim variant. Jannis. Jah. Jannis Mobli vastu. Jah. Aga seda ei juhtu, ma käest arvan. Ma kardan, et neil ei ole midagi sükest muud sinna peale anda. Neil ei ole pikke anda. Et, see 2038 pikke ei tooda. Kuni 2030 neil ei ole nooruse peale mõtet loota, ainult vahetused. Ja nad on juba olnud ka hunniku oma esimese raundi valikud ära ka juba. Okei, aga meil oli mingi vaataja küsimus, mille üle pidime kiirelt arutama. Jaa, aga anname hästi kiire hinde ka, mina ütleks need 4+. Või isegi 5-. 5-. 5- ei ole, 4+. 4+ on okei. Parim Lebroni ta tuleb. Ja see tegelikult Schröder ja Harden oli okei toomine. Schröder oli väga toomine, lihtsalt ta tahaks rohkem kasutada seal või idafinaalis. Ma oleks andnud 5, kui nad oleks Knicksile kaotanud 4-2. Ei, kui nad oleks andnud vähemalt nagu sükse lahingu, mitte see, et sul tõmmatakse, lüüakse nahad kinni ja siis hakkad veel õigustama ennast. We are the best analytical. No lihtsalt ma arvan, et Cavaliersil oli see 2-7 mängulist seeriat ja siis sa lähed sinna veel Knicksi vastu veel ka, kes on nagu terve ja väga heas vormis. No Knicksil, tähendab, ütleme nüüd selle, jätame Atlanta kõrvale ja tegi neile probleeme. Neil on väga muretu... Ei teinud probleeme. Okay, mul on lihtsalt hea meel, et Spider murdis ära oma needus, et ta ei saa teisest raundist välja ja selle ta murdis lõpuks ära, et hea meel... Muide, Spider on PR-is on väga hea koolituse saanud, ütleb, et mulle nii väga meeldib Clevelandis, ma tahaksin mängida nii kaua kui võimalik, nii et ta ajab oma raha välja. Ta ütles seal klausli ka, et ma tahan mängida nii kaua kui võimalik, kuniks tiim mängib tipu tulemuste peale. No see on siuke, mille ta õppis Jannise käest, Jannise lause. Aga võtame siis selle vaataja küsimuse ette, et ta kirjutas meile pika kirja, loeme selle ette, sest me saame muidu... Ütle ka, kes kirjutab? See Ander Markus Kroon on kirjutaja ja kuna me muidu saame vähe nagu e-maile, siis ikkagi, kui me saame, loeme ette. Taaskord tervitus, taaskord kirjutan teile play-offide ajal ühe teema püstituse osas. Sooviks paisata arutelu ühe küsimuse, mis ilmselt nii teile kui ka mõnelegi teisele kossusõbrale ei meeldi. Kas Nikola Jokic ikka on maailma parim mängija, nii nagu paljud usuvad ja väidavad? Jokic võib oma suured numbrid ära teha, ilusad visked söötu, aga statistika on nagu naise seelik. Lubab palju, aga ei näita midagi. Vabandust, Jokic ja Denver pidama esimesse ringi. Väida, maailma parim mängija võiks suutama meeskonna viia rohkemate võitudeni ja lõpuks ka tiitlini. Okei, üks tiitel on. Kui see suudama tiimi viia kõige otsustavat mõttes mängudes kaugele, kas see ikka oleb parim? Kas see Jokic maailma parima teema pole nagu veidi isiku kultuse laadi või ülepaisutatud? Mina selle taha pugema ei hakkaks, et Denveril on näiteks kordav vigane, samamoodi kaotas Minnesota näiteks Edwardsi vigastusele kohati ja DiVincenzo. Lisaks jäi Minnesota seeras silma, et Jokic võiks suvel tegeleda enda kontrolli all hoidmise harjutamisega, eriti mis puudutab McDanielsit. Jokic võib ju põhihooajal suuri tegusid teha, aga põhihooaeg on põhihooaeg ja play-offis eraldatakse teratsõkaldest. Seda näitas taaskord ära näiteks Bostoni ja Philadelphia seeria ja kohati on ka mängijatega nii, et play-offis on parimad need, kes jõuavad kaugele võidavad. Kokku võtaks oma jutule, jääb muljet ja see Jokic on parima teema veidi overhyped juba. Minu esimene kommentaar on see, et minu arvates pärast seda seeriat Minnesota vastu ega enam keegi väga ei räägi Jokicist kui maailma parimast ja need, kes räägivad, on võib-olla natukene jäänud mingisse aja mingi masinasse lõksu, et mina arvan, nähes nagu viimase paari nädala kajastusi, siis pigem nagu räägitakse Vembist ja antakse veel mingisugust armu ka SGA-le, aga nagu mina näen järjest vähem neid Jokici, neid on, aga neid on vähem kui enne. No siin on kaks asja.
Esiteks see, et Michael Jordanil oli vaja Pippenit, Granti, Harperit ja nii edasi, et tal oli seda vana Harperit vaja. Rodmani. jah, et tal oli kõiki neid asju vaja, et tulla meistriks. Enne seda ta oli ammu maailma parim korvpallur, aga ta ei saanud esimesest ringist play-offis minema kuidagi, ta isegi MVP võitis. Ja tegi retsi statsi. Ida oli tol ajal väga powerhouse ka. Ja, aga samas oli see, et ta ei saanud mitte kuskile, ilma et bändi ei oleks. Ta sai vist isegi nii, et ta oli scoring champ ja defensive player of the year, aga ei jõudnud kuhugi. Ja põhiturniiri MVP. Jah, ta oli MVP ka. Ja nüüd nägime sel aastal, kuidas see SKA hype läks ka ära, kui kadus bänd ümbert ära, seda toetavat bändi ei olnud ja ei mänginud ka tema midagi välja, sai oma MVP kätte, aga see üks mees ei vea seda ära, ka tema stats jooksis lõhki, sellepärast et teda oli kuradi lihtne kaitsta. Mick Jagger ei tee üksi Rolling Stonesi. Ja paraku seal Denveris on juhtunud niimoodi, et mitte keegi ei viitsinud kaitset mängida. Jokitsi, kui sa statsi vaatad, siis see ei olnud üldse nii hull, kui sa vaatad nagu hooaja lõppu, tal sealt vigastusest tagasi tulles, ta tegelikult ta ei tulnudki tagasi hästi. Ta ei tulnudki sellest vigastusest hästi tagasi, see stats oli üsna kehva tal. Aga see supporting band, nagu 2 aastat järjest oleme näinud, Jokits toimib hästi, kui tal on Gordon kõrval nagu, et sitta see Murray, aga kui tal Gordonit kõrval ei ole, siis laguneb kogu see kuradi meeskond seal ära tegelikult. Ega see Murray nüüd ka ebaoluline ei ole, ma mäletan ikkagi seda play-offi, kus pidi Jokic hakkama sama Campazzo ja Bartoniga ja see nägi päris hull välja. No Campazzo ja Bartoni come on, ei no ma istusin tood ka võrdlusi ja et tal kuradi, ma ei tea, mingi esimese liiga mehed ei olnud. No meil on väga palju Euroopa kuulajaid, kes arvavad, et Campazzo on maailma parim mängija. Aga selle mõttes... Seal ei olnud nagu... Aga ütleme nii, et Murray on ikkagi väga vajalik. Murray on ka väga vajalik, aga Murray on samas ka suur kaitseauk jällegi, eks ole. Et Murray on väga hea ründav poolel ja see two-man game seal toimib. Aga selles mõttes, et maailma parim... Me ei tea. Mitte keegi ei tea, kes tegelikult maailma parim on, aga ütleme niimoodi, et San Antonios on üks, et kui sa vaatad nagu seal platsi peal ringi, siis sa näed, üks mees paistab teiste sealt silma rohkem, et tõenäosus on, et ta vist on parim. Et lihtsalt kehaliste iseärasuste tõttu sa tunned ära, et seal on nii, midagi ei ole teha, et muuseas seda räägivad, et nad tahavad minna selle mõõtma venda üle, et ta on 7-7 juba. Aga ma ütlen niimoodi, et Jokis kindlasti oli maailma parim mängija päris pikki aastaid, et oleneta sellest, et see, kes arvab, et üks mees nagu teenis välja mingisuguse asja seal, mingisuguste MVP-de vahepeal, aga finaalis näidati ikkagi ära, et mina olen ja sain ühe tiitli veel juurde. Mitu ta sai 3 tükki või? 3, jah. Tegelikult oleks päris 4 mõne arv. Aga või 5 isegi, aga vahet ei ole. NBA ei saa tal 4,5. Ei saa tal anda, sest tal ei ole NBA tiitleid piisavalt. 3 on täpselt õigarv. Aga kui Denver teeb õiged liigutused, millest me oleme siin mõned saated tagasi rääkinud, siis ma ei näe nagu põhjust, miks nad ei võiks uuesti kerkida. Aga õiged liigutused ja Denver ei käi nagu kokku. Jaa, aga samas on jälle see, et kui me oleme rääkinud siin sellest, et Knicks hakkab võib-olla Spursi murdma läbi Anu Noobi, siis terve Gordon suudab samamoodi olla Anu Noobi. See terve Gordon mingi fantoom. Ei, no jah, see ei ole ilmunud välja. Inimene, kõik räägivad. Kuule, see on nagu, mis see Williams seal ookis, terve Williams play-off. Aga enne oli neil ju fantoom, see Michael Porter Jr., see oli ka siuke... Kurat, see fantoom tuli sealt kardinatest igalt poolt välja ja läks New Jersey'sse ja nüüd on päris nagu tasemel vend nagu. Ja kus juures see võis olla ka üks selle tiitli aluseid. Aga mõtle, minu põhiline probleem selle Gordon teemaga on see, et Gordon 30-aastane, ta saab 31 septembris. Tervis enam väga palju paremaks ei lähe, ütleme. Jah, taseme enam palju paremaks ei lähe ja pigem nagu need vigastused on tänaseks juba nii kroonilised, ma lihtsalt arvan, et ega ta nagu, ta ei olegi terve nagu terve hooaeg, ta on mingi mõnikord ei lähe. Ärge unustage, et ta pidi tassima seda Orlandot ikka aastaid. Seal oli ikka... aga ta liigub puusast imelikult juba, selles mõttes on see eemalt nagu näha, aga seal ongi nagu see, et kogu selle pika tiraadi lõpp, mis ma rääkisin, siin on see, et sul on vaja supporting cast'i olla selleks, et sa saaks särada. Ja kui sul seda ei ole, või see lonkab nagu igast august mingil hetkel. Seda nägime Sheiga,
me oleme näinud seda Jannisega me oleme Michael Jordaniga seda näinud, noh, et millest me räägime. Kobe'iga kõigiga. Jah, et siis lihtsalt me ei tea enam, kas kõige lõpuks me ei tea, kes see maailma parim okei, ma ütlesin seda, kes on Smash Parkeriga ka võita. Kobe suutis Smash Parkeriga ka võita, nii et ei no, Kobe'l oli ikkagi seal need vennad, need meeskonnad olid suhteliselt nimekad. Kas Gasol või Shaq oli alati olemas tal? Et me ei tea, aga ta oli maailma parim mängija. Et kas on see hype maha läinud, see täitsa vait, sellepärast, et tal ongi off-season vait, ta ei käi kuskil, on oma obuste juures jo põlut. Mina ütlen seda, et Jokic oli kõige kauem lihtsalt nendest nimedest, kes ma räägin Giannis, Embiid, Shea, Luka ja nüüd ka Wemby, et Jokic oli kõige kauem neist seal tipus või tipu lähedal, et mina olen seda korduvalt öelnud, et mina ei arva, et on olemas nagu mingisugune ma ei tea, massiivne vahe, nagu mõnikord just Ardo oma jutuga nagu üritab näidata või väita, et minu arvates on alati Jannis ja Jokic on põhimõtteliselt sama tasemel. Nagu mingid väiksed nüansid on erinevad ja ma arvasin, et Embiid oli paar aastat seal vahemikus, siis Embiid langes ära ja Shea tuli Embiidi asemele sinna nagu väga kõrgesse tippu. Luka on alati kas peaaegu seal samas või natukene allpool, aga põhimõtteliselt sama mängijana väga tasemel. Ja nüüd on see Wemby, kes võib-olla läheb kõigist veel natukene ette, et me veel ei tea, eks me vaatame ka finaali pealt natukene neid õune, aga noh. Mul on see Jannise probleem kogu aeg olnud, sellepärast, et ma ei saa pidada maailma parimaks korvpalluriks mees, kellel ei ole viset, noh. Et kui üldse viset ei ole. Jah, aga see on ka probleem, aga see on nagu see, et millest, kui me tuleme sellest välja ja räägime nüüd, läheme sinna edasi, eks ole, siis minu jaoks on nagu probleem see, et kui meil oli sinnamaani oli Jokic, meil nüüd oli SGA, meil on Luka selles mängus ja jutuajamises olnud, siis need kõik vennad on niisugused relatable, nagu Jokic on tavaline bloke, ta lihtsalt kuradi 2-13 pikk, aga ta on paks õllelembeline obusasõber, ja SGA ei ole maailma kõige pikem inimene, tal on kannab imelik riided. Jah, tal on ema ja isa poolt, ema poolt eriti on need kergejõustikusooned ja mingid siuksed asjad on ja Luka on mingi tavaline kuradi õllejoodik nagu lihtsalt siuke sa teed liigi. Ja, aga tal ei ole nagu mingid üüberkehalisi omadusi, mis nagu aitaks teda, ta on õppinud korvpalli mängima. Kusjuures ta, et ta ongi, et tema geenid toimivad kõige paremini, kui tal ongi see kiht on peal. Ja, aga seal ongi see, et need kõik kolm mängijad mängivad skilli ja ajudega, eks ole. Ja. Nüüd me näeme 2-30 tulnukat, kellega mul on täiesti võimatu nagu suhestuda, sellepärast, et see on 1 miljardist või mitmest miljardist on see võimalus, et keegi kasvab 2-30 pikaks. Hiina rahvavabariik teab, kas selliseid teha. Sedavõrd hea ajuga, sedavõrd hea plastilisusega. Et väga raske on mul nagu olla mingi meeletu fänn ja kaasa elada, sellepärast, et ma elan parem, ma olen eestlane, me oleme pisikesed ja ma elan kaasa nendele. Ei ole eestlased pisik, Eesti on väga pikk rahvus. Ei, selles mõttes, ma mõtlen, me oleme pisike rahvus, underdogid igal pool ja bla bla bla, ma elan parem nendele pisikestele kaasa sellele Caruusole, kes tal käsi raiub sealt otsast ära ja nii edasi, kellel polegi lootust teda kuidagi pidurdada, aga ma elan tal ikka kaasa. Seda ma pean küll ütlema, et kui vaadata, mida britid oma kolooniatest on saanud ja võtta Prantsusmaa, siis Prantsusmaa on ikka oluliselt rohkem saanud sealt asja. Ei tea, britid jalgpallurid, aga prantsused, kurat, neid ka saanud sealt parem. Kõike tuleb. Ma tahtsin, muidu Lukast väga ei räägi enam siin lähiajal, tahtsin kiita Lukat, et me küll teda suvel vist väga ei näe, aga ma tahtsin nüüd kiita, et iga isa, kes nagu võitleb oma laste eest suvel, nagu väärib minu poolt tunnustust, et mis sest, et ta võib-olla meie koondise vastu ei tule, aga nagu kurat, ma hindan sellist isa. Tähendab, seal tuli hooldusõiguse eest. Ja ma ütlengi, see on Luka karjääri võib-olla kõige suurem oht, et see vahetus sinna tänna, kas see vahetuse pärast see pereteema oli, aga tal oli kõigepealt ju emaga, vaata, hakkasid jamad pihta. Ja siis see asi veel otsa. Lähme võib-olla teise teema juurde. Ei, ma ütlen, et see võib mehe ära murda, siuke jauramine. Nii, aga meil on üks suur asi ka juhtunud vahepeal, et 29 omanikku Memphis Grizzlies'le ainukene hääletas vastu sellele. On heaks kiitnud siis ühe väga drastilise muudatuse, et NBA loteriisüsteem nagu muutub, et see, et kui vanasti siis oli niimoodi, et ikkagi parimad võimalused saada draftis kõrge valik
kui me läheme veel rohkem ajas tagasi, siis tegelikult oli alati nii, et kui see kõige halvem, ümbrik anti. Siis sa said päris hea valiku. Siis umbes circa 10 aastat tagasi muudeti seda süsteemi niimoodi, et jah, kui sa olid halvim, oli sul ikkagi parim šans, aga päris head šansid oli ka neil tiimidel, kes olid seal nagu tagumises kolmandikus põhimõtteliselt. Ja nüüd on tehtud see asi nagu põhimõtteliselt pea peale keeratud. Kui sa oled halvima 3 tiimi seas, on sinu šansid saada paremad valikud halvemad, kui versus see, et sa oled seal hallemuselt 4 kuni mingi hallemuselt nagu 10, ehk siis sa ei taha olla kunagi seal viimaste seas, sa ei taha Washington Wizards olla. Sa ei taha olla Wizards või nagu Utah Jazz või ma ei tea, Sacramento Kings enam vähem, on ju. Sa tahad olla seal kuskil nagu seal alumises soos. Puls, noh. Puls, või jah. Tahad olla Chicago Bulls. Kui sa tahad. Liiga vara ära. Arturase taktika hakkab nüüd tööle. Miks Kardis Oovas ära saadeti? Ei, ta on vaba agent. Kiirustage seltsimehed unetud. Arturas on nüüd järsku väga nüüd on lööki. Väga hinnatud mees. Aga kuna Chicago seda ka ei mõistnud, et mis need uued reeglid tulevad, siis läks ka. Jah, aga igatahes on siis see, et teate, et ühesõnaga tiimidel on vähem motti olla seal tagumise kolmandiku sees. Okei, võtame nüüd paar nagu plussargumenti ka. Plussargument on see, et me oleme nüüd juba mitu aastat näinud ja seal on viimastel aastatel pigem hullemaks kui paremaks. See tähendab tangiralli. Tangiralli just, et ma arvan, et me näeme järgmistel hooaegadel palju vähem meeskondi märtsi, aprilli ja pooleldi ka veebruarikuus, kus siis on platsil mehed, kellest isegi mina, kes ma tean 500 mängijat peast igal hetkel, on ju, kes mängivad praegu NBA-s, isegi mina vahepeal vaatasin, et nagu isegi keeligast ei ole sükest meest nagu leida, et ma ei tea, kes see mees nüüd on ju. Natuke meenutas seda aega, kui oli see COVID ja siis kõik need mängijad, kes olid piirkonnas, said ka pingile. Mitte Philadelphia või kurat, kes see oli, Kings või keegi, seal oli vist kas 5 või 6 two-way venda korraga. Probleem see, et nagu ma ei tee nalja, oli paar mängu sel hooajal, kus sa nagu hakkad vaatama, kus ma vaatasin nagu natukene nagu recap eelmisest õhtust, on ju, hakkasin vaatama, kes mängisid ja kes ei mänginud ja siis ma vaatan näiteks mingi box-score'i ja ma vaatan, et Knicksil on mingi või Netsil on mingi uus mängija, siis ma mõtlesin, et okei, vaatame, mis ta keeligas on siis teinud või mis ta siis on teinud ja siis klikin selle mängija nimele, mis avab siis ja pilti ei ole. Pilti ei ole, mingid uudised ei ole, mingid numbrid ei ole, ühesõnaga ma ei tea, kes see mees on ju. Okei, siis ma teen Google'duse ja kolledžis mängis, asi okei. Aga no ühesõnaga... Ikka korvpallur oli. Ikka korvpallur. Aga põhimõtteliselt on see, et me enam ei näe seda, et Washington Wizards sel hooajal oma viimases 28 mängust kaotas 27. Mina väidan, et sihukest asja me enam rohkem ei näe. Et selles mõttes, et nüüd on ikkagi tiimidel nagu pointi nagu ikkagi võita mõned mängud seal tangiralli läheb rohkem taktikalisemaks. Jah, see ainult muutub. Aga me näeme... Ja ümbrikud jagatakse ikka seal kuskil tagatubades. Erki ära lõpeta ära see ümbrikud. Vabandust, ma lihtsalt nagu ei viitsinud vandenõuteooriate peale väga palju aega raisata. Et lihtsalt nagu point on see, et me näeme natuke tuntumaid mängeid. Me ei näe mingisuguseid, ma ei tea, mingid väga veidrad sätsi, kus umbes tiimi peale kokku teenitakse $3 miljonit enam-vähem. Hooaja lõppu võib mängu vaatamisega minna. Just. Ja mis muutub sellega ka keskmike ja tugevate jaoks on see, et enam ei ole nii palju lihtsalt mänge aprillis ja märtsis ja veebruaris. Ei ole niimoodi, et Spurs ja OKC ja Lakers teevad hooaja lõpus mingi 20 võitu ja 2 kaotust. Ma arvan, et me päris seda mulle meeldib see ka, et kui see kõik nagu toimibki nii, nagu on planeeritud, siis need nii-öelda tiitlipretendendid ei saa enam a la Washingtoni vastu minna B-koosseisuga. Ma arvan neid... Või mängitada vähem staare. Mitu tiimi üle 60 võidu, neid asju võib-olla ei ole ka enam. 60 võitu saada ongi väga-väga raske. Lisaks on see muutus ka, et loteriišansid tulevad ka alumistele play-off tiimidele, et ei ole enam seda, et ma ei tea, et ma pigem jään play-offist välja, nagu Dallas Mavericks paar aastat tagasi otsustas, et ma pigem jään play-offist välja, et nüüd on ka play-off alumised tiimid saavad oma šansid täitsa korralikud. Mis muutub, ma arvan, mis on halb asi, on see, et esiteks me näeme vähem vahetusi, tiimid on konservatiivsed oma valikutega, nüüd pigem nagu selle CBA nagu nii, finantsreeglid juba nagu nii seda panid ja mis on veel halb, on see, et kuradi San Antonio Spurs,
et nagu, miks ma nagu toon neid välja, on see, et nüüd on lisaks sellele, et tuli see nagu loteriisüsteemi muutus, teine oluline muutus on see, et sa ei saa enam saada 2 aastat järjest top 3 valikut ja, või nagu top 4 valikut, vabandust, ja nagu ei oota, top 5 on see, top 5 jah. Et see aasta polegi kuna Spurs saab järjest kätte kõik, mis nad tahavad, teise valiku, esimese valiku, 4. valiku, asja, millest Jazz ja teised näevad, und näevad. Mitte ainult Jazz, vaid kogu liiga näeb und. Jazz nüüd see aasta saab. No see aasta sai, jaa, aga nagu ma ei tea, põhimõtteliselt pool liigat nagu ei no Spurs sai Harper Wembanyama. Nii häid valikuid olnud, eelmine oli 5, nüüd saavad 4. või 3. Et see on... Ja no teiseks nagu, sorry, aga nagu Atlanta Hawks sai 2024 nagu Zachary Richard-Sherry nagu, nad võiksid vabalt saada veel ühe top 2 valiku pärast seda Richard-Sherry, noh. Iga lend ei ole võrdne, on lend, mis on nõrk, on lend, mis on tugev, on ju. No tegelikult on see jama, et mitte kellelgi... Ja, aga ära vali esimesena siis Richard-Sherry. Mitte kellelgi ei ole isegi võimalust korrata seda, mida Spurs sai kogeda praegu. Neil lihtsalt pole isegi võimalust. Nad on viimane. Jaa, aga seoses sellega on ka see, et see nill, mis on veel pöörasemaks läinud, on teinud seda, et need drafti esiotsad lähevad aasta-aastalt tugevamaks. Et kes nagu mängijad on valmis ennast nii-öelda valmis kasvatama rohkem ülikoolis ja me näeme neid esiotsasid rohkem tugevamana. Mingid pöörased talendid tõepoolest nagu kerkivad sinna kiiresti, aga nüüd hakkame nägema seda, kuidas hoitakse ennast, et draftid saavad olema eriti eesotsas, saavad paremad olema, ehk siis veel väärtuslikumad, kui need seni on. Aga lihtsalt on välja, kui see loteriisüsteem oleks kehtunud enne, Spurs saab Wemby 2023 valikuga, väga super, aga siis nad ei saa Castle'it võtta, nad peaks võtma Tijane Saloni või äkki Rob Dillingami või Zach Keedy või Cody Williamsi või Matas... Zach Keedy oleks päris kuradi hullu. Noh, ühesõnaga Castle'it nad ei saaks võtta, Harperit nad ei saaks võtta ja me räägiks hoopis teistmoodi Spursist tegelikult, selle mõttes nagu täiesti nagu jama. Jaa, aga isegi kui neid mängeid ei oleks, siis arvestades Wemby arengut ikkagi... No ikkagi oleks nagu... Ja ikkagi oleks juba... Lihtsalt see võtaks kauem aega. Aga plusspool on see, et on rohkem loomingulisust, ma arvan, nagu tiimi ehitamisest. Ma arvan, et tiimid lähevad loomaks natukene nagu sellega, kuidas nagu tegutsetakse drafti mõttes ja ka vahetuste mõttes. Ma arvan, et see on nagu plusspool ja teine pluss asi on see, et NBA on lubanud, et see loterii asi tehakse teleshowks ja mingi väga ägedaks mingisuguseks asjaks. Praegu on ta keegi ei teagi, et suke asi kuskil mingi tagaruumist kuskil toimub, on ju. Mingi kuum hind. Aga nüüd tehakse sellele nagu väga kõrge produktsioon ja sellest tehakse nagu event. Ma arvan, et see võib nagu tuua fänne. Ta on viimased, 10 aastat ikkagi olnud suht event arvestades, kuidas neid ümbrikud vanasti jagati. Ei ole. Okei, kuule, aitab küll tänaseks äkki. Lähme koju. Ja halb asi on veel ka see, et räägitakse, et sellega muudatused ei piirdu. Et me ikkagi teeme veel muudatusi. Nii, aga igatahes kõik muutub, olge siis valmis selleks, et teie lemmikud, halvimad tiimid, neil on natuke raskem saada nüüd uuesti nagu tagasi. No kui ma oleks praegu Sacramento Kingsi fänn, õnneks ma ei ole, siis ma arvan, et ma oleks nagu lootusel. Viimast 20 aastat lootusel. Okei. Järgmine saade võtame play-offi. Pange subscribe ja vaadake viimaseid finaalimänge. Just, nautige finaali. 2 aastat tuleb, või 2 aastat. 2 saadet tuleb veel see hooaeg, ma arvan, me võtame finaalid kokku ja siis me räägime draftist, teeme 2 laivi äkki. Aga drafti ei ole tollal toimunud? Ei, nädal hiljem teeme veel ühe ja that's it. Okei. No jah, 2-3, mitte rohkem. Teeme nii. Aga praeguseks, tšau.